Pärnu jäätmekäitluse projekti peamine eesmärk oli rajada Pärnu maakonda Euroopa normidele keskkonnaohutu uus jäätmekäitluskeskus, mis pidi endas sisaldama prügilat ehk ladestusala ja jäätmete liigiti kogumise võimalust ning jäätmete sorteerimise võimalust sorteerimisliinil. Lisaks sellele oli eesmärk ka sulgeda olemasolev keskkonnanõuetele mittevastav Pärnus asuv prügila. Asjade arenedes eesmärk jagati kaheks. Esimene projekt oli Pärnu jäätmekäitluskeskuse rajamine ja teine projekt oli Pärnu Rääma prügila ehk vana prügila sulgemine. Selle eesmärgi ehk selle projekti rakendamiseks moodustati äriühing tänase nimega Osaühing Paikre, mille omanikud on Pärnu linn ja Paikuse vald. See omandivorm juba tagab selle, et mõlemad projektid on abikõlbulikud Euroopa Liidu rahastamise mõistes. Esimese projekti raames rajati prügila 5,2 hektarit suurusega Põlendmaale Paikuse valda ja sinna juurde kuulub kogu tehniline baas ja kontori pool ja jäätmete liigiti kogumise pool, kuid sinna juurde kogu see kompleks koosneb ladestusalast ja ladestusalalt kogutava nõrgvee ärajuhtimise süsteemiks ja juurdepääsuteeks. Nüüd selle projekti teine osa, Pärnus asuva Rääma prügila sulgemine, mille suurus on 18,6 hektarit, circa 1,2 miljonit kuupmeetrit jäätmeid alates 1957. aastast. See projekt osutus nii mahukaks, et ta esialgsest projektist eraldati teiseks projektiks, iseseisvaks projektiks Pärnu Rääma prügila sulgemine. Kui me esimest projekti alustasime 2004. aastal ehituslepingu järgi ja lõpetasime 2006. aastal, siis Rääma prügila sulgemisprojekti me alustasime 2009. aastal ja lõpetame 2011. aasta kevadsuvel. Kui me saime valmis Paikre uue prügila ja jäätmekäitluskeskuse, siis väga paljud kohalike omavalitsuse esindajad käisid uudistamas, et kuidas on see võimalik, et kas kohalikud elanikud ei ole selle vastu ja ega me ei tekita mingisuguseid probleeme neile haisu, lindude, näriliste ja mingite muude sitikate-satikate näol. Tulemusena võib öelda seda, et kui korralikult rakendada jäätmekäitluskeskus, ka prügila, siis ei ole tegemist haisudega, selleks on vastavad tehnoloogiad ja kui neid jälgida ja järgida, siis on see täielikult reaalne. Sellega me võtsime maha mitte ainult uudistavate teiste kohalike omavalitsejate hirmud, vaid me võtsime maha ka kohalike elanike hirmud. Sest kohalikud elanikud on toonud siia oma lapsi, on käinud siin koolid, kutsekoolid, üliõpilased, me oleme nendele muutunud ka praktikabaasiks ja mul on hea meel selle üle, et nad vaatavad jäätmekäitlust kui mitte mingisugust räpast musta tegevusala, vaid kui korralikku majandusharu, mis toimib reeglite kohaselt ja suhtuvad sellesse kui tegevusse, mis on nagu üks osa elust ja seda loetakse normaalseks. Uue prügila rajamisega ja vana sulgemisega on Pärnu maakond muudetud keskkonnaohutuks ja uue prügila rajamisega, jäätmekäitluskeskuse rajamisega on võimaldatud maakonnas rakendada nõuetele vastav jäätmekäitlus.